Tere, mina olen Tarvo Krall ja te vaatate Üks teater uudiseid. Kohtumõis 19. juuli Vihmameister. Vihmameistrit on lavastatud Eestis 2 korda, 1977 Tallinna Linnateatris ja aastal 1992 Ugala teatris Viljandis ja mõlemal korral on lavastajaks olnud Karin Raid. Nüüd on selle uuel sajandil selle lavastajaks Erki Aule. Tere, Erki! Tere, Tarvo! Nii, räägi endast! Ma olen heteroseksuaalne valge mees ja ma tahan, et maailmas oleks rahu. See on piis. Kui palju sa üldse oled lavastusi teinud, oled sa kokku lugenud? Ei ole, aga ma olen vaadanud seal Lavastajate Liidu koduleheküljel, et neid oli vist kuskil äkki 60 ringis või? Kumba on lihtsam teha, kas lavastada enda teksti või võõrast teksti? Näiteks Richard Nashi Vihmameistrit või siis viimane, mis sul siin ka on enda tekstina olnud. Näiteks Nassi Sass. Ja igal juhul Richard Nashi on lihtsam lavastada kui Nassi Sassi. Sellepärast, et mul on huvitav analüüsida ja mõelda, mida tema kirjutas ja mul on väga ebahuvitav analüüsida ja mõelda, mida mina olen kirjutanud. Selle näite seltskondaga on kerge või raske töötada? Väga raske. Ja see teeb asja põnevaks. On ka pidureid, nii-öelda, nagu ma aru saan? On kindlasti on. Igas trupis on pidureid. Nad on küll ennast nii ära maskeerinud. Ma praegu ei ole veel pihta saanud, kes neist pidur on, aga ma loodan, et prooviprotsessi lõpus ma saan jälile sellele pidurite pundile. Nii, väike mäng on ka juba eelmised näitlejad on sellega läbi teinud. Eelmised näitlejad, okei. Eelmised näitlejad, sina oled ka osaliselt ju, sa oled ju lavastav näitleja ja kes mängib lavastajad. Ja väga hästi tuleb välja ka. Nii, oled sa valmis? 45 sekundit. Nimeta 3 naistegelast teatri, kino või kirjanduse maailmast. Aeg läks käima nüüd. Naistegelast. Teater, maailma või Eesti või? Romeo, Julia, Krõõt ja Sipsik. Nii. See on naise mees. Selge kirja. Kas king või toss? Toss. Nimeta 3 Eesti sportlast. Erki Lool, Kaia Kanepi ja Anett Kontaveit. Mis toimub enne vihma? Enne vihma toimub vihmavarja koju unustamine. Nimeta 3 pöialpoissi? Torise ja Unekott ja Häbelik. Kas draama või muusikal? Draama. Nimeta 3 vihmameistri näitlejat? Kes siia alla ei vaata? Rauno Kaibianen, Grete Konksi ja Erik Hermaküla. 4 tuli. Palju on 76 miinus 31? On 42. Nimeta 3 head mängufilmi. Abulatse Patu kahetsus, Oliver Stone'i Natural Born Killers ja Kevade. Nii, kiida vihmameistri näitlejaid. See on lõpp. No nad on väga kannatlikud, väga vaimukad, nad on nõus töötama ilma suitsupausideta. Nii, keda sa eelistad, kas näitlejad või produtsenti? Näitlejad. Mis on kõige väiksem algarv? 0. 1. Nimeta 3 fakti Tallinna Linnateatri kohta. Raivo Põldmaa, Elmo Nüganen on pealavastaja, mõlemad pikaajalised ja Katri Lehtlan on pikaajaline seal pileti kontrollör. Need võisid ka valed faktid olla, aitäh sulle. Ja kas käsitöö või kehaline kasvatus? Kehaline kasvatus. Nimeta 3 kandidaati kultuuriministri kohale. Kas reaalselt? Reaalselt, muidugi. Võiks olla. Ja, kes? Nimed. Tõnu Kaljust võiks olla Indrek Saar ja võiks olla veel ka näiteks keegi kultuurist täiesti väljaspool, näiteks Edgar Savisaar. Kas öö või päev? Päev. Nimeta 3 teatri elamust. 3 elamust? Elamust, mis sa oled saanud. Oled saanud hüsteerilist naeru, mis sa veel oled saanud teatris? Nassi Sassi esimene vaatus, hüljatud Londonis, väga linnateatris muusikaliteatri kuninga La Cage of Fall. Kas poeg või tütar? Tütar. Nimeta 3 suve tunnust Eestis. Päike, vähe raha ja kallis kütusehind. Kiida nüüd vihmameistri tohutuid massilisi taustajõudusid. Eesti parim pikim kunstnik, kelle peale võib loota alati, kes suudab kruvi panna lakke ilma redelit kasutamata.
on jälle omamoodi kokkuhoid. Järgmisena lavastaja Erki Aule on suurepärane, vaimukas missiooni ja omaette visiooniga. Siis Andres Root, suurepärane slaikitarrist, sobib see muusika sinna ja Rene Topolev, ilma tema valguseta ei ole ükski näitleja nähtav. Aitäh teile, eetris oli Tarmo Krall. Sellised olidki Üks teater uudised. Peatse kohtumiseni.